Aga alustame esimese julgeoleku teemaga, see on meil saates suhteliselt harv külaline, aga mulle tundub, et siin on väga mitu põhimõttelist momenti või isegi enamat kui momenti mängus selle osas, mis puudutab siis Venemaa võimalikku sissetungi Ukrainasse ning eriti siis, mis puudutab ka seda, kuidas Eesti selles küsimuses käitub. Ja meie valitsus on öelnud, et nad leiavad kusagilt 380 miljonit eurot lisaraha järgnevateks aastateks, et see panustada siis kaitsetehnoloogiasse. Üldiselt Eesti siis sellega kaasnevalt, ma vaatasin, rõhutab seda, et me nagunii kulutame 2,3% SKT-st siis kaitsekulutusteks ning sellega oleme eeskujulikud õpilased. Ja kui ma üldse selle debati millegagi lahti tahaksin lüüa, siis selle mõttega, et meil on viimased 25 aastat vähemalt või NATOsse astumisest või milleski sarnasest põhimõtteliselt julgeolekupoliitika sisuliselt koosnenud või seisnenud küünalde kirikusse viimises, lootuses siis, et Jumal kusagil kõrgel neid tähele paneb ja meie vagadust premeerib julgeolekuga. Igal juhul selge on ju see, et meid kaitstakse kahel põhimõtteliselt põhjusel. Üheks põhjuseks on loomulik solidaarsus, mis tähendab seda, et olulised riigid nagu Suurbritannia, Saksamaa, Prantsusmaa ja Ameerika Ühendriigid ei saa meid kaitsmata jätta. Vastasel juhul nad ei oleks need, mis nad täna on, ehk nad peaksid siis ennast tunnistama kuidagi moraalselt puudulikeks ja seda niisama lihtsalt ükski ühiskond ei tee. Ja ma tõsiselt kahtlen, ma ironiseerin siin, et selline solidaarsus sõltuks sellest, kas me panustame 2,3% või panustame 1,1% või sinna kanti, nagu panustab Luksemburg, keda kindlasti kaitstakse. Ja teine põhjus, miks meid kaitstakse, on strateegiline huvi ja kui me tõesti oleme strateegiliselt olulised Ameerika Ühendriikide jaoks, siis ma arvan näiteks, et kui Läti üldse ei kulutaks kaitsekuludele, siis vaevalt, et ta kaitseta jäetaks puhtalt sellepärast, et niimoodi ei ole võimalik kaitsta Eestit ega Leedut. Et see kõik on palju keerulisem ja kui ma selle sissejuhatava sõnavõttu nüüd lõpetan, siis ma tahan selle lõpetada selle mõttega, me saame täiesti valesti aru enda julgeolekusituatsioonist, mulle tundub. Meil on olnud 30 aastat aega selles kriisis ja mitte ainult selles kriisis, vaid ka näiteks energiakriisis, et valmistuda või võimalikult ütleme siis ennast vastupidavaks teha, valmistuda, anda endast parim ja see endast parima andmine ei saa kaitsepoliitikas koosneda lihtsalt või seisneda rauda investeerimises. Ma investeeriksin parem haridusse, ma investeeriksin Ida-Virumaale, ma investeeriksin sellesse, et Eestiga oleks mõtet solidaarne olla. Ja, no siin on kommenteerimist õige palju, aga isegi kui investeerida rauda, siis ma arvan, et oleks mõistlik investeerida nagu reaalse iseseisva kaitsevõime tekitamisse. Et mina näen nagu kõige suuremat probleemi just seonduvalt sellega. Me oleme ju antud küsimuses siin saates ka korduvalt rääkinud, et Eesti kaitsepoliitika on midagi sellist, nagu sa oled kirjeldanud, selle erinevusega küünlaid pole mitte viidud kirikusse, vaid tegelikult on küünlaid viidud nii-öelda Ameerika Ühendriikide altarile. Ühesõnaga jumalana käsitletakse siis Ameerika Ühendriike, eks. Et kõike tehakse selleks, et olla Ameerika Ühendriikidele meelepärane suurest lootusest, et kui meil siis on abi vaja, et siis tullakse meile appi. No selle lähenemise probleem seisneb muidugi sellest, et esiteks see on fundamentaalselt ebaväärikas, eks? Et iga riik, mis omab mingisugust riiklikku rahvuslikku väärikust, peaks lähtuma ikkagi eeldusest, et ennast kaitstakse ise vajadusel kellegi abiga, aga mitte nii, et kogu lootus ongi rajatud praktiliselt abile. Ja teiseks on selle probleemiks see, et see lootus on arvan alusetu lihtsalt. Ma tean, et need seisukohad ei ole populaarsed, mida ma siin praegu väljendan, aga ma ei osalegi siin saates sellepärast, et populaarsust koguda. Et ma arvan, et see on lihtsalt illusioon. Et fakt on see, et Venemaa on maailma suurim tuumariik, ülejäänud maailma kõikide teiste tuumariikide arsenal on kokku umbes sama suur kui Venemaal. Ja Ameerika Ühendriigid ei hakka Eesti-suguse mikroriigi pärast maailma suurima tuumariigiga mitte kunagi sõjalisse konflikti astuma. See on lihtsalt illusioon, kui keegi mõtleb vastupidist. Ja see on Eesti kaitsepoliitika, mina arvan, fundamentaalne viga ja viga, mida näiteks soomlased ei tee. Et soomlased üritavad hoida konstruktiivseid sõbralikke suhteid Venemaaga, mitte järjest vaenulikumaid suhteid, nagu Eestis seda on püütud teha Ameerika Ühendriikide vasallina. Ja ma arvan, et nemad tegutsevad palju targemini, et eks tulevik näitab seda, kuidas kellelgi läheb, kui tõelised probleemid tekivad, aga ma arvan, et soomlastel on väga palju paremad väljavaated, et neil läheb hästi võrreldes Eesti ja teiste riikidega, mis on hakanud siis Ameerika Ühendriikide vasalliks. Ja mis ma ütlen omalt poolt veel ära muidugi on see, et kui kõike seda olukorda kirjeldatakse
Ma saan aru, et siin on sellised julgeolekupoliitilised väga tugevad narratiivid, mis on kehtima pandud ja mida siis erinevad selle narratiivi esindajad väljendavad igal pool meedias ja poliitikute poolt ja nii edasi. Aga reaalsus, millest keegi taha rääkida, on ju see, et me peame üritama asja vaadata ka Venemaa vaatepunktist. Et me vaatame kogu aeg seda Eesti vaatepunktist ja Ameerika Ühendriikide vaatepunktist ja see on nagu ainuke lubatud vaatepunkt. Aga kui me tahame sellest probleemist tegelikult aru saada, siis peab vaatama ka Venemaa vaatepunktist. Ja mis on Venemaa vaatepunktist näha, on näha seda, et Ameerika Ühendriik piirab Venemaad sisse oma sõjaväebaasidega. Alates Eestist ja lõpetades seal Kesk-Aasiaseks on Venemaa piiri äärde pikitud väga palju Ameerika Ühendriikide sõjaväebaase. Ja kui nüüd vaataks vastupidi seda olukorda, et näiteks Venemaa pikiks Ameerika Ühendriikide piiri äärde oma sõjaväebaase Kanadasse, Mehhikosse, Kuubale, eks? Terve rea sõjaväebaasi piiraks sest Ameerika Ühendriike sisse. Ja kui siis Ameerika Ühendriigid ütleksid, kuule, et see meil ei ole vastuvõetav, et kui te seda asja ära ei lõpeta, siis me oleme sunnitud kasutama oma sõjaväge, et see olukord ära likvideerida, sest me ei saa, see on ohuks meie rahvuslikul julgeolekul. Siis me ütleksime, et täiesti tervemõistuslik lähenemine, loomulikult, see on täiesti talumatu olukord, eks. Aga kui Ameerika Ühendriigid teevad Venemaa suhtes täpselt sama asja, siis on justkui niimoodi, kui Venemaa ütleb, et kuulge, meie jaoks ei ole see olukord talutav, et siis on tegemist agressoriga ja hirmsa ohuga rahule ja julgeolekule. Et mina ütlen, et tegelikult see, et Ameerika Ühendriik toob oma sõjaväebaasis ja Venemaa piiri äärde on nii Eesti julgeolekule kui ka regiooni julgeolekule palju suuremaks ohuks kui see, mida me võiksime siis Venemaa poolt oodata või karta. Ja kui sealt midagi oodata ja karta on, siis ma arvan, et see on väga tihedalt põhjuslikus seoses sellega, et need sõjaväebaasid siia järjest kerkivad. Ja Ukraina on selles mõttes kriitiline koht Venemaa jaoks, on selge. Et nad ei ole nõus sellega lihtsalt, et Ukrainas saab järjekordne platstärm Ameerika Ühendriikide armeele otse Venemaa külje all. Nii et need on minupoolsed sellised esialgsed kommentaarid, et seda asja nagu lahti mõtestada. Ja, nagu sa ütlesid, need kõlavad pühadust teotavana, aga samas inimesed, kes on sellesse asjasse tõsisemalt süvenenud analüütikud ja ma jälgin päris korralikult seda analüütilist skeenet, sõna pärast nüüd Twitteris, nemad aktsepteerivad enam-vähem sarnast, ütleme siis asja kirjeldust selle lähtekohana, midagi parata sinna ei ole. Venemaa näeb Ukrainat strateegilise ohuna. Tähendab, see seletus muidugi on ka selle võrra parem, eks, et me ei too siia sisse mõtteid sellest, kas Putin on hull või ratsionaalne ja nii edasi, eks see on kõik mõttetu debatt, aga fakt on see, et Venemaa ilmselt ja väga tõenäoliselt vaatab Ukrainat kui riiki, mis kasutab või hakkab kasutama aega selleks, et relvastuda ja tagasi pöörata kaotused. Ükskõik kui õigustatud või mitte õigustatud need kaotused ka olid või õigustamata nad olid. Ukraina valmistub selleks, et mingil õigel hetkel Venemaalt sisult ära võtta Donbass ja hakata kujutama kohtu Venemaa enda lõunaosale. Selline on, selline kaine analüüs ja sellele Venemaal on vastata kahe reaalselt Venemaa saab vastata sellele sissetungiga. Seda aeg töötab tema kahjuks. Mulle isegi tundub, et kui see põhimõte aktsepteerida või see lähtepunkt, siis sissetungist ei piisa, tuleks venelastele ära võtta Kiiev ja muuta režiim, nagu öeldakse. Ja see tähendaks muidugi 20. sajandi mastaapidega sõda ja see kõik oleks vale. Ma ei taha öelda, et see kõik hea oleks, aga ratsionaalne analüüs ei saa küsida, kas see on hea või halb, me peame aktsepteerima fakte, eks. Ja ma vist pistan siia vahele, et kui me nüüd jällegi tõele nagu näkku vaatame, siis tegelikult see on ju see, mida Ameerika Ühendriigid on juba teinud. Eks et see, kuidas nagu see oranž revolutsioon Ukrainas toimus, tegelikult see on avalik saladus, et seal oli väga palju pistmist Ameerika Ühendriikide järjekordse nagu režiimi muutusega, eks. Et CIA oli seal väga tugevalt sees, koordineeris seda protsessi, osales selles protsessis ja see oli Ameerika Ühendriikide osalusel, kui mitte nende poolt läbi viidud režiimi vahetuseni. Et jällegi me võime öelda, et kui Venemaa midagi sellist teeks, et see oleks jube jama ja ega see ei olegi nagu selline asi, mida me näha tahaksime. Aga me arvan, et me ei taha näha seda ka Ameerika Ühendriikide esituses, et kui me ikkagi ütleme, et printsiip on selline, siis me peame sellest printsiibist juhinduma hinnanguid andes nii ühele kui ka teisele. Jällegi sul on, nagu sa ütled, nagu sina ei ütle, aga mina ütleksin, sul on vähe ortodoksne lähenemine, aga põhimõtteliselt ma arvan ise, et sul on õigus. Ühtepidi on ju fakt see, et 2014 või enne 2014. aastat püüdis Euroopa Liit ja ka Ameerika Ühendriigid olid selle poolt teha diili Janukovitšiga, kes ei olnud demokraatlikult päriselt legitiimne liider, nagu me nägime ka järgnevatel valimistel, aga Euroopa Liit püüdis teha temaga diili, ütleme siis sellest sõltumata, eks. Euroopa Liit ei sekkunud alles pärast seda, kui Maidanil puhkes revolutsioon või milleks iganes seda nimetada. Euroopa Liit üritas
või Lääs üritas Ukrainaga diili teha juba varem ning ja Venemaa poolt vaadates see ei olnud kena tegu iseasi, kas me nüüd, no ütleme niimoodi, et mina teiste hulgas ideaalses maailmas loodaksin ka, et iga riik, iga rahvas määrab enda saatuse, sõltumata sellest, kus ta asub, aga jällegi mulle tundub, et inimesed, kes Eestis ja ka ütleme siis Ida-Euroopas laiemalt räägivad sellest kui jumalast antud õigusest valida liitlasi ja määrata enda teekond, on silmakirjalikud. Eriti Eestis, kui me arvestame enda kultuurilist või ütleme siis mis iganes lähedust kõikide nende soome-ugri hõimudega, kes Venemaal on, eks. Miks me ei aja sama poliitikat maride ja ma ei tea, komide ja kõikide nende teiste suhtes, ka neil on õigus enesemääramisele. Miks me tõmbame selle joone ja ütleme, et aga siin on jumalast antud õigus riigile ennast määrata, seal riiki ei ole, järelikult õigust ei ole. Ja siin ma näen silmakirjaliku vahe tegemist puhtalt selle baasil, mis ütleme siis mingisuguse narratiivi baasil, mille autorid me ise ei ole, sest et ideaalses maailmas me tahaksime ilmselt kõikidele sõltumatust, eks Tšetšeeniale kaasa arvatud. No see selleks. Ma tahan paar lauset öelda selle iseenese kaitse osas, kus ma olen suga teist meelt päris radikaalselt. Kui sa vaatad Ukrainat ja vaatad ka seda analüüsi, mida praegu pakutakse, mis juhtuks, kui või millal Venemaa sisse tungib, siis üks asi, mis juhtuma hakkab, on see, et ükskõik kui palju Ukrainal on rauda maa peal, kui ta on õhuruumi kontrolli, siis talle, nagu öeldakse inglise keeles, ma tõlgin vabalt, talle sajatakse kaela põrgut. Ja sama läheb Eestiga, ükskõik kui palju me siin maapealsetesse struktuuridesse investeerime, seni kuni meil ei ole Ameerika Ühendriikide või kellegi teise võimsa riigi õhukilpi, on see kõik mõttetu ja iseseisvat kaitsevõimet meil ei saagi tulla. Mis puudutab seda ebaväärikuse mõiste, et ma saan aru, mis sa mõtled, aga ma tahaksin selle ümber pöörata ja ma tahaksin osutada siin riikidena nagu Soome ja Saksamaa, kes Venemaalt on võitnud millegi, mida ma ei oska kirjeldada ühe sõnaga, aga võib-olla parim sõna oleks respekt. Ja kui aus olla, kui minna tagasi Eesti diplomaatia lähiajalukku siin 10-20 aastat tagasi, siis on päris mitu inimest või paljudki on öelnud, eks, et mida Eesti tegelikult tahaks, oleks, et Venemaa kohtleks meid nagu Soomet, aga kuna nad seda ei tee, siis ja nii edasi. Aga me peame sinnamaale saama, et ta kohtleks meid nagu Soomet. Ja mulle tundub, et võtmekoht või võtmeküsimus selle respekti ärateenimises või ütleme siis iseolemisega harjumises on harjumisega ka selle mõttega, et me ei ole sama nagu Ukraina. Eesti tuleb tõsiselt võtta seda fakti, et me oleme Euroopa Liidu ja NATO liikmed ning see, mis Ukrainas juhtub, on hea või halb, aga meid see otseselt ei puuduta, kuna meid seob rohkem Euroopa Liit ja NATO, mitte see, et me oleme koos Ukrainaga eks-Nõukogude Liidu vabariigid. Kui ma vaatan tänast ametlikku analüüsi, ametlikku, ütleme siis propagandat või mis iganes, siis mulle sealt viimased 20-25 aastat alates Ilvese tulekust lööb vastu see mõte, et meid seob rohkem midagi Ukraina ja Venemaaga kui Soome ja Euroopa Liiduga ja see on vale. Meie eksistentsi pointiks ei tohi olla see, et meid puudutab teravalt kõik, mis Venemaa teeb. Meie eksistentsi pointiks peab olema see, et kõik, mis Venemaa teeb, meid ei puuduta. Me võime seda kritiseerida, jah, aga nagu Soomegi peame suutma me sellest distantseeruda. Ainult sellega saame me Venemaast ennast lahti lõigata ja liikuda sinna suunas, kus Euroopas on riigid, kes tingimata ei vaja Ameerika Ühendriikide otsest relvastatud kaitset. Ja ma ütlen veel kord kordan, see ei välista kriitikat, aga seni, kuni me seda teha ei suuda muide, siis on ka täiesti absurdne ja rumal see jutt, et Soome peaks kohe NATO-ga liituma, sest et me unustame ära enese huvides silmakirjalikult selle, et üks põhilisi asju, mis Soomet tagasi hoiab NATO-ga liitumast, on see, et sel juhul peab ta hakkama kaitsma Eestit kui liitlast, eks, ja kaasa arvatud siis tänase Eesti ja eelmiste Eesti valitsuste olematut vähemuspoliitikat, mis eeldab, et hea venelane on kinni makstud venelane ja ühesõnaga, mis Vene kogukonda ei kohtle üldse, ütleme siis, ma ei taha öelda probleemina, aga kohana, kuhu kindlasti oleks panna parem 380 miljonit kui rauda näiteks. Pikk jutt. Ja, aga ma arvan, et see hüpotees ei ole suugi, kuidas öelda, ta ei ole suugi ebatõenäoline, et sul on õigus, kes mis täpselt teab, aga ma arvan, et selles on väga palju tõde sees, et kui kogu see meeletu raha oleks pandud, ütleme, ühiskonna ülesehitamisesse sellisel viisil, et see reaalselt looks ühiskondlikku sidusust ja tekitaks olukorras, inimesed tunnevad ennast siin ühiskonna osana ja sotsiaalsed pinged vähenevad, siis ilmselt ja väga suure tõenäosusega on sul õigus, et ütleme, isegi kaitsepoliitilises mõttes oleks sellest olnud oluliselt rohkem kasu kui sellest, mida me siiani oleme teinud, eks osaleda Ameerika Ühendriikide vallutussõdades siin Iraagis ja Afganistanis ja mujal, eks vähemalt Iraagis kindlasti. Ja muudel nendel välisoperatsioonidel, millega meil mitte mingit pistmist ei ole ja millega me tegelikult oleme ise teinud teistele riikidele ebaõiglusteni. See on muuseas ka üks väga tõsine asi, mis minul ikkagi rahu ei anna.
et meie oleme osalenud selles, et näiteks peksta Iraak segamini, eks. Täiesti ebaõiglaselt. Paljud inimesed on surnud, paljud inimesed on kannatanud, paljud on pidanud emigreeruma, paljud on kaotanud oma kodu, eks. Nende elukeskkond on hävitatud. Meie oleme selles osalised olnud, me oleme seda teinud. Millega Iraak on selle ära teeninud? Noh, kui nüüd meile tagasi tuleks mingisugune sarnane asi, siis võiks küsida, et vabandust, et aga kuidas see nagu ebaõiglane on, et on vist selline väljend, et karma nagu sai su kätte, eks. Et see on asi, mida peale minu meelest tuleks mõelda. Et kui me üritame endale teenida välja nagu julgeoleku tagatisi läbi selle, et me hävitame kellegi teise julgeolekut, no siis siin tekib ka selline väga tõsine nagu väärikuse ja aulisuse defitsiidi küsimus. Aga sinu räägitega seonduvalt, tahaks tegelikult pikalt rääkida, siin on väga tõsised küsimused, aga ma lihtsalt märgin paari asja ära, mida ma üles kribasin, kui ma kuulasin sind. Et esiteks see sama asi, et minule tundub, et Eesti julgeolekupoliitika baseerub fundamentaalselt sellisel feminiinsel printsiibil, aga peaks baseeruma maskuliinsel printsiibil. Et feminiinne printsiip on see, et ma otsin kedagi, kes mind kaitseks, eks. Ma tean, siin me võime hakata arutama, et kõik naised pole ühtemoodi ja naised on erinevad ja nii, ma ei taha sinna minna. Aga fundamentaalselt feminiinne printsiip on see, et sul on vaja kedagi, kes sind kaitseks, eks. Sest fakt on see, et mehed on tugevamad kui naised keskmiselt, eks. Ja see on loomulik. Naine otsib meest, kes teda kaitseks. Ja vaat Eesti kaitsepoliitika on samamoodi selline halvas mõttes nagu feminiinne, sellepärast, et riiklik kaitsepoliitika, kui ta on feminiinne, no siis see lihtsalt ei ole õige, et ta peaks olema maskuliinne. Maskuliinne printsiip on see, et me kaitseme ennast isegi teadmises, et me ei pruugi olla selleks suutelised, aga me oleme valmis ennast kaitsma ja sellega me fundamentaalselt teenime välja ka suuremate ja tugevamate respekti, eks. See on nagu klassis, et kui sa oled, ütleme, klassis selline väike poiss ja sind tullakse kiusama, siis kõige targem tegu on see, et kui sind hakatakse seal vastu pead tõmbama või nii edasi, siis sa hakkad vastu, eks. Sa paned nii kõvasti, kui sa vähegini jaksad, paned vastu, isegi kui sa saad lõpuks peksa, eks, selle eest. Aga fakt on see, et järgmisel korral need vennad juba teavad, et selle vennaga ei ole nagu mõtet jamada eriti, sest et ta ei ole see mees, kes laseb endale nagu sisse sõita, eks ta hakkab vastu. Ja siis tekibki respekt, eks. Isegi, kui see mees ei ole tegelikult lõpuni suuteline enda eest seisma, teised vähemalt teavad, et on seda tüüpi poiss. Ja võt, ma tahaksin Eesti puhul nagu sama asja näha, et me võime küll teada, et loomulikult me ei saa Venemaale vastu, me ei ole tuumariik ega mitte midagi. Aga ma arvan, et ka Venemaa respekteeriks Eestit palju rohkem, kui ta näeks sellist suhtumist, et mitte ei lähtuta sellisest feminiinsest printsiibist, et otsida Ameerika Ühendriikide selja taha pugedes pidevalt kaitset, vaid ollakse valmis iseenda eest seisma. Aga sul on muidugi õigus, et näiteks ilma õhutõrjeta, eks ole, korraliku õhutõrjeta ei ole meil üldse mingit mõtet rääkida siin iseseisvast kaitsevõimest. Et mäletad, kunagi sa ise juhtisid mu tähelepanu sellele, mis oli Aserbaidžaani ja Armeenia konfliktile. Ma vaatasin ka neid videosid, igaüks võib YouTube'ist need videod üles otsida, eks. Kuidas nägi välja see konflikt reaalsuses. Et kuidas mitme kilomeetri kõrgusel pimedas öös rippuvatelt droonidelt, eks selle notiti nagu ükshaaval neid väikeseid salkasid maha, kes seal maa peal tegutsesid armeenlaste poole pealt. Et noh, see on põhimõtteliselt juba sügavalt ebaeetiline või tõstatab sellise küsimuse, et kas meil tegelikult on üleüldse eetiline mingisugust regulaararmeed pidada, mida kuskile rindele saata, kui meil puudub tõhus õhutõrje. Sest sellisel juhul me saadame need inimesed lihtsalt elavaks märklauaks, kes lihtsalt notitakse ära taevast, nii keegi isegi ei näe ühtegi lennukit ega drooni ega mitte midagi, eks. Ja et see on minu meelest väga-väga tõsine mõttekoht. Ilma tõhus õhutõrjeta võiks sama hästi, eks ole, kaitseväe üldse laiali saata ja öelda, et meil on siis, ma ei tea, igale mehele püss kätte koju ja siis teeme lihtsalt tsiviilkaitset. Aga viimane tähelepanek, kui lubad, üks asi kiiresti veel. Et ma just eile ühe sõbraga rääkisin ja tema ütles huvitav asja. Tema ütles ära, et Ukraina saatus otsustati ära Saksamaa poolt tuumajaamadest loobumisega. Noh, kõlab nagu natukene mõtlema panevalt alguselt, et kuidas siin seos on. Aga kui nüüd hästi kiiresti abstraheerida, siis ma arvan, et millele ta osutab on see, et Ameerika Ühendriikide sõjaline jõud maailmas langeb, see on selge, sellepärast, et tema rahaline jõud langeb, eks. Ameerika peamine ekspordiartikkel on olnud raha, sellel on järjest vähem mõju, sellel on järjest vähem, kuidas öelda, võimu. Tema sõjaline võimekus proportsioonis teistega langeb. Aga samal ajal, mis Venemaal pidevalt tõuseb, on energiavõimekus, kontrollida teisi riike läbi oma energiatarnete. Ja noh, kes võiks olla Ukraina selline tugev kaitse Euroopas, võiks olla, eks ole, Saksamaa poliitiliste hoobade kaudu vähemalt. Aga kuna Saksamaa ise on pannud ennast sellisesse olukorda, kus ta on väga tugevas energiasõltuvuses Venemaast, siis läbi sellise energiapoliitika tegelikult Venemaa on järjest rohkem suuteline saavutama oma poliitilise eesmärke igal pool Euroopas.
Ja kui need kaks poolt kokku panna, Venemaa mõjuvõimu kasvamine läbi energiapoliitiliste võimekuse kasvatamise ja Ameerika Ühendriikide sõjalise võimekuse ja rahalise võimekuse taandumine, siis tegelikult need protsessid annavad minu arvates meile ka aimduse sellest, mida me võime tulevikust oodata. Ja sellega on raske vaielda, et Saksamaa sõltudes Venemaa gaasist ja loobudes tuumaenergiast on pannud ennast keerulisse olukorda ja sõltub muuhulgas siis ka Vene gaasitarnetest. Ma paar lauset ütlen veel ja minu pärast võib selle teemaga siis otsad kokku tõmmata. See feminiinne printsiip, ma ei näe siin, ma iseenesest olen sinuga nõus. Tean, et sa ei saa seda kommenteerimata. Aga ma ei saagi aru, miks sa pead tõmbama selle, ütleme siis, selle eraldusjoone sugude vahelisele eraldusjoonele, sest et me oleme sellest ka varem rääkinud, ma tsiteerin Masingut, eks on ju fakt, et on olemas heidelikke mehi ja väga vingeid naisi, keda ma ei nimetaks mehelikeks, vaid ütleme siis inimlikult. Eesti Vabariigi kaitsepoliitika on selle elavaks kinnituseks. Kes inimlikult kehastavad neid väärtusi, mida sa esiplaanile sead. Nende väärtuste kohta ma ütlen kohe midagi, aga põhimõtteliselt vanaisa mul armastas öelda väidetavalt, mitte mulle, aga siis minule eelnevale generatsioonile, et enne veri ninast kui pisar silmast. Ja see on see printsiip, eks, mida sa siin kirjeldad. Aga ma jällegi ei näe, et sa pead tingimata poiss olema, et niimoodi võimeline olla käituma. Kui sa ütleme, kui kogu sellest värgist välja võtta testosteroon, ehk siis mitte lasta otsustada väga noortele agressiivsetel meestel, siis mis üle jääb, ma arvan, et ongi suhteliselt nagu soosõltumatu selline, kes on tark, kes on võimeline analüüsima, kes ei ole tark, kes pole võimeline analüüsima ja nii edasi. Aga mis puudutab seda otsest Venemaale vastuhakkamise väärtust, siis ta on muidugi ennast teatud mõttes tõestanud Tšetšeenias näiteks. Aga nüüd kujutage ette, et Tallinnast ja Tartus tehakse Groosnõid, tegemist on küll Saksa linnadega, aga kui need meilt ära võtta kultuuriväärtusena või ütleme siis meie ajaloona, siis ma kardan, et meist ei jää mitte midagi järele. See on hoopis omaette teema muidugi. Aga viimane lause, mis puudutab seda Iraaki ja Afganistani minekut, siis üks aspekt, millele sa siin viitad ja millest minu arvates üldse Eestis nagu aru ei taheta saada, või nagu liigud selle poole, päriselt sinna ei jõua, on iseenesest ka ju see fakt, et Iraagi ja Afganistani piirid on tõmmatud lihtsalt lääne inimeste poolt kaardile. Nad ei kirjelda seal ega esinda mingisugust reaalset jõudude vahekorda või üldse reaalsust maa peal. Ja nüüd kujutage ette, et oleksid tulnud araablaste väed aastal 1917 abistama Venemaad oma piiride, Vene impeeriumi, minu pärast siis Nõukogude Liitu või Venemaad ühte või teistmoodi kommunistlikku või mitte, eks, oma piiride kaitsel, sest et piirid on kõige tähtsamad. Ja täpselt niimoodi me oleme käitunud Afganistanis ja Iraagis. Piirid on see, mis on nii-öelda jumalast, mis on tähtis ja kõik muu ei mängi üldse mingit rolli. Aga Afganistan ja Iraak on täielikult kunstlikud moodustised ja et me aru saaksime siis sellest, mis seal toimus, oleks see, kui araablastest koosnevad rahuvalveväed oleksid olnud siin meil tagamas Venemaa piire aastal 1917. Huvitav võrdlus tõepoolest. Aga vist on mõttekas edasi liikuda. Nii, teeme väikse vahe.